Liider. See sõna tuleb kokku prantsusekeelsest lühendist, mis tähendab seoseid erinevate maamajanduse arengutegevuste vahel. Ja see ongi Euroopa Liidu algatusprogramm, mis edendab kohalikku elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi. Strateegiate koostamiseks ja elluviimiseks on loodud partnerlusel põhinevad tegevusgrupid. Kui vanades Euroopa Liidu liikmesriikides on liidertegevus ammegi programmiline, siis Eestis käivitus kõigepealt liideralane pilootprojekt, mida on toetanud riikliku arengukava meede 36. Ka aastateks 2007 kuni 2013 on ülesannete eesmärkide hulgas kohaliku algatuse edendamine, maapiirkonna arenguvõimaluste parem ärakasutamine, sealhulgas põllumajandustootmise konkurentsivõime tagamine, mis ju ääretult tähtis ka töökohtade säilimisel ja maaelanikkonna tööhõive tagamisel ja eeldab siis sedagi, et külad maakohad ei tohiks inimestest ja tegevusest tühjaks jääda. Kui liiderprojekti esimeste toetustaotluste vastuvõtmisega alustati meil Eestis augustis-septembris 2006, siis tänaseks tegutsetakse 2 tegevusvaldkonnas. Tegevusvaldkond 1 tähendab neid tegevusgruppe, kes alles loovad oma strateegiat. Tegevusvaldkond 2 tähendab neid, kes oma strateegiaid juba ellu viivad. Ja tegevusvaldkonda 2 esindab praeguses liidertegevuse staadiumis vaid üks ainus nii-öelda koondis. Kagu-Eesti tegevusgrupp ehk koosvõetuna Põlva, Võru ja Valgamaa partnerluskogud, kes on oma tegevuses kõvasti edasi jõudnud. Kõik 3 on meetme 36 alt saanud igaüks 2,8 miljonit krooni tegevustoetust. Meil on väga tore strateegia, kus on hästi palju just sisse planeeritud tegevuskeskuste arendusse. Hästi palju on mõeldud noortele ja hästi palju on mõeldud sellisele toredale võrgustumisele, et turismiettevõtted, loodus- ja ökotoodete ettevõtjad omavahel võrgustuksid, hakkaksid koostööd tegema, et tekiks nendevaheline sünergia. Kui ma seda rida loen, mille peale on pidanud raha jätkuma, siis on kohalikele inimestele kooskäimisvõimalused ja külaliidrite koolitus ja pakkuda noortele aktiivset tegevust, aga samas on ka puurkaerude rajamine, mis justkui sellesse ritta ei sobiks. Jah, infrastruktuur ei ole tegelikult liider selline põhiline asi, see on pigem nagu lisa, sellepärast ei ole ka siin toetust teab kui suur, aga puurkaevude projekti me võtsime erandina sisse, sellepärast et Lõuna-Eestis on probleeme joogivee kättesaadavusega ja meil tuleb liider raames, teeme 3 puurkaevu. Suurematele küladele, näiteks Põlva vallas Puuri külas, kus on 15 majapidamist, hakkab tarbima siis partnerluskogu poolt rajatava puurkaevu vett. Mis võiks olla siis liiderprogrammi kõige oodatum resultaat, kui me peame silmas siis liiderprogrammi võimalusi ja loodetavaid tulemusi? Eesmärgiks on maapiirkonda elavdada ja loomulikult oluliseks eesmärgiks on ka töökohtade loomine. Ja piirkonnad loovad endale strateegiad ja edaspidi, kui strateegiad on valmis, saavad hakata neid ellu viima. Ehk siis tegevusgrupp ise kuulutab välja taotluste vastuvõttu vastavalt sellele tegevusele, mis on näha, et piirkonnas on kehvemas seisus. Kas on tunda ka, et see liiderprogrammi idee, et see hakkab kuidagimoodi teostuma selles mõttes, et mõte liigub altpoolt ülespoole? No tegelikult liidri põhimõte ongi ju see, et kohapealsed inimesed saaksid otsustada, milleks siis seda raha kulutada. Ja kui Võrumaa partnerluskogu oma strateegiat koostas, siis me lähtusime sellest, et midagi ei ole teha, me peame tõdema, et meil on kompetentsi puudus maapiirkondades. Ja see oli ka üks põhjus, miks Võrumaa partnerluskogu leidis, et esimene periood kasutame seda raha just kompetentsi tõstmiseks. See on siis erinevate koolituste tegemiseks erinevatele sihtgruppidele, et järgmine periood juba maksimaalselt hästi neid liidriprogrammist tulenevaid võimalusi Võrumaal ära kasutada. Kellele siis milliseid koolitusi vaja on õieti? No, meil on 3 erinevat sihtgruppi, kes tegelikult meie jaoks on täiesti võrdselt olulised. Need on siis noored, on ettevõtjad, nii alustavad kui ka juba praegu tegutsevad ettevõtjad ja külaliidrid.
külaliidrite all me näeme isegi 2 gruppi, need on siis juba edasi jõudnud, kes vajavad tunnustust ja võib-olla natukene taganttõukamist edasiminekuks ja teised on täiesti uued nii-öelda leiud, kes täna ei tegele küll küla arendamisega, aga natukene kaasa aidates võib-olla tulevikus on meile suureks abiks. Kui edukas see liiderprojekt siis praegu üldse tundub, kui mõelda nüüd kas või sellele külakogukonnale või kas või avalikule või erasektorile või kolmandale sektorile? Eks ma arvan, et ta on ikka väga-väga kasulik ja pakub ka huvi, sest ta pakub võimalusi. Et praegusel hetkes oli meil siiski pilootprojekti raames rahasummad olid suhteliselt väikesed. Lootust on, et järgmisel perioodil need suurenevad ja tegelikult võimalused ka nii külaelanikele, omavalitsustele kui ka ettevõtjatele suurenevad. Et hetkel oleme alustamas ka strateegia täiendamist ehk teisisõnu kaardistame hetkel jälle vajadused, et mida siis järgmisesse perioodi planeerida, millised peaks olema need tegevused, et neid probleeme ja kitsaskohti lahendada. Kas teil on juba mõni huvitav ja väga suur idee, sest tulevad ju ka hoopis suuremad summad? Ühes suhteliselt piiriäärses alas planeeritakse ökoküla. Et praegusel perioodil toimub siin ettevalmistav tegevus ja siis järgmises perioodis loodetakse ehk seda juba rakendama hakata. Millised liidersummad siis meil millise aja jooksul on praegu kasutuses olnud? Aastatel 2004–2006 on tegevusgruppidele peaaegu 29 miljonit mõeldud ja aastatel 2007–2013 on 10% maaelu arengukava rahadest, mis tähendab 1,34 miljardit. Et summad oluliselt suurenevad, kuna nende tegevusgruppide suutlikkus ka siis suureneb, kui nad strateegiad valmis saavad. Millal see uus periood siis õieti algab? Siis 2007 on juba märgitud, aga ilmselt ta sellel aastal siis veel ei käivitu. Ettevalmistusprotsess on küll alanud juba, aga need, kes strateegiaid teevad, need tegevusgrupid peavad oma strateegiad valmis saama 30. juuniks 2008. Ehk siis pärast seda on uus taotluste vastuvõtt ja pärast seda hakatakse seda 2007–2013 raha neile jagama. Eks räägi ju seegi iseenda eest, et tänaseks on liidertegevusgruppidega kaetud meil Eestis juba üle 90% maapiirkonnast.